Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile iPadi või siis ka iPhone'i rakendust Split Lens. Et ikoon on mul siis juba olemas siin iPadi peal ja tegemist on siis sellise rakendusega, mis võimaldab teha väga huvitavaid fotokollaaže või lausa rohkem kui fotokollaaže. Ma klõpsan selle lahti ja sellel on ka olemas selliseid tasulisi variante, minul on praegu tasuta, selle tõttu ta hakkab mulle kohe ütlema, et kas ma tahaks siis anda talle mingi reitingu ja ütleb, et ma võiksin upgrade ida, ma panen selle ka kinni. Aga kõigepealt saan ma siis valida selle, et mitu pilti ma siis tahan teha või ma saan nagu selle raami valida. Et siin on mul siis näidatud need asjad ja ma võin siit ka siis edasi kerida, aga näete, kus on lukk peal, siis need on tasulised. No nii, ma võtan praegu näiteks lihtsalt ühe sellise kahese raami. Nii. Ja nüüd on mul siis avatakse selline pildistamise koht. Ja vot siin ma võin siis nüüd valida, et mida ma tahan pildistada. No mul on praegu siin laua peal üks selline keraamiline siil. Ja kui ma teen nüüd siis klõpsan siia alla sinise nupu peale Take Photo, siis tehakse mul sellest siilist pilt ära. Nii, ja nüüd siis näiteks ma saan nihutada oma kaamerat ja ma saan teha siis nii, et mul on siin 2 keraamilist siili. Tundub nagu mul oleks 2 siili, kuigi mul on 1 ja klõpsan jälle Take Photo. Ja kui ma olen fotod ära teinud, siis ma saan ka nihutada siin seda piirjoont nende fotode vahel. Et ütleme, siilide puhul see pole just midagi erilist, aga kui inimeste puhul teha, siis ma saan nagu kaksikut teha. Kaksikutest foto. Nii. Ja kui ma olen nüüd selle piiri paika pannud, ma jätan praegu ta üsna keskele, siis kui ma klõpsan nüüd siis nende järgmise märgi peal, mis on selline 3 väikest ringi, siis nüüd on mul võimalik ka seda pilti siis natukene töödelda, et siin on mul siis erinevad variandid, mida ma võin teha. Praegu näidatakse, et ma töötlen vasakut pilti, klõpsan selle peal, tegi sellise blurri. Nii paneme normali tagasi. Klõpsan selle teise siili peal, siis saan siin mingisugust pilditöötlust teha. Ma jätan selle siili näiteks sellise. Siis järgmine nupp, kus on sellised nooled ja tilgakene. Siin on võimalik mul siis valida selle pildi suurust, et missugune ta siis mul tuleb, et kas selline ruudukujuline või et kuidas see kuvasuhe tuleb, siis see järgmine nupp tähendab, et võta tagasi, et kas ma tahan siis resettida, ma panen praegu, et jah, nii, ja siis see viimane nool, see võimaldab mul, see tegi nüüd pildi praegu valmis ja see võimaldab mul seda pilti siis nüüd veel töödelda teda kui ühtset pilti. Et mul on siin näha praegu, et on see vahe, et ma ühte töötlesin ja teist ei töödelnud, et ma saan nagu siit veel mingeid efekte lisada. Siis ma saan määrata suurust, mul on praegu 2 suurust, siis väiksem ja suurem. Ja kui ma olen kõik selle ära teinud, siis klõpsan uuesti selle noole peale ja nüüd mul siis lubatakse, et mida ma siis tahaksin teha. Et kas saadan meili peale ta või siis salvestan see save, nupp salvesta, salvestab ta siis mulle minu oma iPadi, ma panen nüüd korra siit selle reklaami kinni, kui ma lähen välja ja võtan lahti Photos, nii, siis vaatame, kas mu siilid on siin olemas, vot siilid on ilusti olemas. Nii et siis on see pilt mul salvestatud, ma saan ta endal vajadusel siis kohe võtta näiteks arvutisse ja seal edasi töödelda. Nii et, ja kui ma nüüd sellega siin olen siis lõpetanud, paneme nüüd selle siis kinni, nii, siis ma lähen, ma klõpsan siia nende ruudukeste peale üleval, siia tekib kodunupp, klõpsan home, ta küsib, et kas ma tahan alustada uuesti ja ma vastan jah, et ma tahan alustada uuesti. Ja ma pean siis leppima sellega, et tasuta versioonis tuleb mul aeg-ajalt siia siis neid reklaame. Ja siis jällegi, et valin ära jälle oma raami ja siis jälle natukene reklaami ja siin all muidugi on võimalik ka teha, et võt see kellaga märk, mis on selle Take Photo kõrval, see võimaldab mul teha ka sellist varianti, et ma saan nagu määrata, ma saan ise ennast pildistada, et ma panen mingisuguse taimeri peale, näiteks siin 10 sekundit ja siis ma jätkan oma siiliga, et võtan Take Photo ja nüüd mul siis hakatakse sekundeid lugema ja kui mul on iPad kusagil fikseeritud asendis, siis ma jõuan just sinna minna sellise positsiooni võtta, nagu ma siis tahan ja siis tehakse pilt. Nüüd kohe
järgmisse aknasse pilt, et ta teeb mul nüüd kohe need 3 pilti järjest ära. Hopsti, noh ja nüüd on mul üks siil veel jäänud. Pilt 3 siilist. No nii, ja nüüd on olemas. Nii, aga ma nüüd lähen uuesti korra veel koju. Jah, tahan uuesti alustada. Valin mingi raamistiku ja siin on ka võimalik selline asi, et ma, nii paneme reklaami kinni, et ma kohe oma foto sellest laen hoopis siit mingisuguse pildi üles. Nii. Ahaa, talle see pilt siin hästi ei sobinud, siis ta hakkas natuke jonnima. Ja kõigi nende piltide puhul, et kui ma olen selle pildi ära teinud, nii ma teen siilist ka nüüd pildi, siis tegelikult ma saan seda pilti suurendada ja vähendada. Nii et et ma saan siin siis sõrmedega niimoodi lohistades pilte suuremaks ja vähemaks teha. Nii et selline väga lahe rakendus ja kui YouTube'ist natukene vaadata, siis ideid, kuidas sellega nalja teha, on ikka väga-väga palju.